Ülesande loomine muudel kursusel. Esimene asi, lubage muutmine oma kursusel ehk lülitage sisse toimetaja vaade. Nüüd me saame lisada tegevusi. Kõik ülesanded, testid, foorumid on siis õpitegevused, mida leiab lisategevusmenüüs ja ülesanne on nendest kõige viimane. Ülesandele sisestame alati pealkirja kõigepealt. Ja siis tuleb ülesande tekst, mis on täpne kirjeldus siis sellest, mida õppijad peavad siia esitama. Kõik nõuded, mida te esitate, võiks ka siia kirja panna, samuti formaat, et kas esitavad failina, mitu faili, kui palju tähemärke ja muu selline info. Nii, nüüd kui te tahate siia lisainstruktsioone või mingisuguseid faile juurde panna, siis faili lisamise koht on siin kohe allpool. See on siis teie kui õppejõu või õpetaja fail, mitte õppija esitus. Nüüd edasi on tähtaeg, ülesande esitamise tähtaeg. Reeglina on siin pandud 1 nädal aega, see on nüüd Moodle'i enda poolt kehtestatud tähtaeg. Kui teile see sobib, võite jätta. Kui te tahate tähtaega muuta, siis teil on võimalik seda teha kuni minutilise täpsusega. Nüüd sulgemisaeg tähendab seda, et kas õppijatel on võimalik esitada oma tööd ka peale tähtaja kukkumist. Kui te tahate seda lubada, siis lülitage sulgemisaeg sisse ja määrake see kõige viimane tähtaeg esitamiseks siis siit kaudu. Ja selleks peab kindlasti olema hilisem aeg kui see päris tähtaeg. Näiteks see võib olla täitsa semestri lõpp. Nüüd edasi on esitamise viisid. See tähendab seda, et millisel kujul õppija saab oma tööd esitada. Kas veebitekstina, ehk siis ta saab ise teksti trükkida või linke sinna asetada, või siis failina, mis on juba kohe algusest peale märgistatud, või siis interaktiivsel moel Moodle vahendi abil, ehk siis ta saab oma helisalvestust esitada, salvestab siis otse Moodle'is oma vastust, et mitu minutit me talle lubame rääkida. Või siis näiteks võite ka valge tahvli peal lubada tal joonistada oma vastust või kirjutada midagi vabakäeliselt, et siin all saab siis kehtestada selle tahvli suurust. Nüüd, kui nad esitavad failina, siis mitu faili on meil lubatud esitada, kas 1, 2 või enam. Ja mis on faili maksimaalne maht? Tavaliselt siin ongi määratud kõige suurem võimalik. Kui te tahate veebiteksti puhul, ehk siis kui see on märgistatud, määratleda limiiti, ehk siis tähtede või sõnade limiiti, kui palju sõna võib olla, siis siia saab seda kirjutada, et näiteks kuni 20 sõna ootan vastuseks. Nii. Nüüd edasi on siin kõik kinni pandud variandid, me võime need ühekaupa lahti teha ja vaadata, et kuidas ma saan tagasisidestada õppijat ja tema tööd. Vaikimisi on siis sisse lülitatud tagasiside kommentaar, ehk siis ma saan kommentaari talle kirjutada, kui ma tahan, kui ta esitab mulle faili ja ma tahan otse faili sisseparandused teha, siis ma saan talle selle faili tagasi saata koos parandustega, selleks ma pean märgistama ära tagasiside failid. Nii, ja kui ma tahan ka ise joonistada, et siis mul endal on ka see Moodle sisse lülitatud. Nüüd edasi ma võin lubada ka oma kommentaarid otse sinna tema teksti vahele, kui ta esitab nii-öelda veebitekstina oma vastust, et ka sinna saan kommenteerida midagi ja rohkem ma siit praegu midagi ei puutu. Nüüd, kuidas õppija esitab, siin ma soovitan need 2 valikut jätta EX, siis ei teki õppijale mingeid segavaid lisanuppe, kus ta peab kinnitama oma vastust mitu korda, et see tavaliselt ajab neid pigem segadusse. Nüüd, kui mitu korda saab õppija esitada
hetkel on määratud nii, et ta saab ainult üks kord esitada ja rohkem ta ei saa esitada. Kui te tahate seda muuta, et ta saab ka pärastpoole või uuesti esitada, muuta näiteks midagi, et siis manuaalselt te saate siis seda katsete arvu siin määrata, et näiteks 2 korda võib esitada. Kuid soovitav on jätta siis selliseks, et seda saab alati hiljem ka muuta. Kui keegi teeb midagi valesti, siis ta pöördub teie poole. Muidu nad jäävadki siin mitu korda esitama. Nüüd rühma esituse sätted on siis selline asi, kus saab sisse lülitada rühma esitusrežiimi, ehk siis ülesannet on tegelikult võimalik esitada ka rühmatööna, et piisab sellest, kui üks rühmaliige esitab ülesannet ja siis teistele läheb see nii-öelda automaatselt esitatuks. Siis selleks, et selline asi oleks võimalik, tuleb valida õppijad esitavad rühmades jah. Enamasti on siiski tegemist individuaalülesandega, et siin jääb siis kõik eiks. Aga rühmatööde puhul on see, et ka hinne või tulemus, mida me siin allpool hakkame määrame, rakendub automaatselt kõikidele rühmaliikmetele. Teavitused tähendavad seda, et kas te soovite saada e-posti või e-kirja sellest iga kord, kui keegi midagi esitab siia ülesandesse. Iga esitus tuleb teile e-kiri postkasti. Vaikimisi on siin kõik eiks märgitud, ehk siis, et ka hiljaks jäänud tööde esitamisest ei saa mingit kirja ega ka päris esitusest. Samas õppijatel on siin pandud jah, et nemad jällegi saavad teadet e-postiga, kui nende tööd on kontrollitud või tagasisidestatud. Et te võite ka seda siin ära muuta, kui te tahate. Hinne. Millise skaalal te hindate esitusi? Vaikimisi on siin 100 punkti skaala igale ülesandele siis, mis Moodle'is luuakse, te võite seda muuta, ehk siis näiteks kas 5 või 10 või ükskõik mis palliskaalaks, või määrata hoopiski scale ehk siis mitte punktiskaala, vaid näiteks arvestatud, mittearvestatud või tähelise skaala ülesandele. Siin on terve rida skaalasid, mis on juba Moodle'is sisse ehitatud, et vaadake, mis teile sobib. Näiteks arvestatud, mittearvestatud, siis ei ole neid punktid aktiivsed. Nüüd lihtne otsehindamine on kõige levinum meetod. Siin on võimalik veel valida rubrik, ehk siis tekitada hindamismudeli, maatriksi endale kriteeriumitega, igat kriteeriumit siis eraldi hinnata, aga praegu las jääb nii. Ja on võimalik määrata ka lävendid, eriti kehtib see pigem punktide puhul. Et alla lävendi saanud siis ei saa tulemust kirja üldhinnete tabelisse. Mida tähendab pime hindamine? Et õpetajal või õppejõul ei ole näha õppijate nimed ega e-posti aadressid, ehk siis kui õpetaja hindab, ta ei tea, keda ta parasjagu hindab, näeb ainult tema tööd. Te võite siis ennast niimoodi proovile panna ja panna siis pime hindamine ka peale. Nii. Hindamise töövoog on kasutuses siis, kui kursusel on mitu õppejõudu, ehk siis te saate määrata konkreetset tööd erinevatele õppejõududele, siis tuleb see töövoog siia sisse lülitada kõigepealt ja nüüd me saame määrata ka hindajad. Hindajateks automaatselt paneb süsteem kõik õpetaja rollis olevad kasutajad sellel kursusel. Nüüd vaatame viimast asja, milleks on piira ligipääsu, ehk siis igale tegevusele siin Moodle'is on võimalik lisada piirangud, kes pääsevad sellele ülesandele või tegevusele ligi ja kes ei pääse. Lisapiirang ja siin on võimalik valida siis, mille alusel me seda piirangut teeme. Kas näiteks nime järgi, et teatud õppijad pääsevad või vastupidi ei pääse sellele ülesandele terved grupid ehk ka rühmad, või siis, et teatud hindele peab eelnevaid ülesandeid seal sooritama, et pääseda siis sellele, või kuupäevaliselt saab näiteks piirata või võib kasutada ka tervet komplekti. Proovime siis seda nime piirangut, et praegu meil on niimoodi, et tudeng peab vastama, ehk siis kui ta vastab, siis ta pääseb sellele ülesandele, ehk siis teeme selle ülesande nähtavaks ainult tudengile, kelle perekonnanimi on
näiteks tamm. Me saame neid inimesi siia juurde lisada, ehk siis neid piiranguid on võimalik lisada lõpmatul hulgal. Et valime siis järgmise üliõpilase ja nii edasi. Et kui te tahate teha selliseid individuaalülesandeid mõnedele õppijatele ja teised ei tohi sinna ligi pääseda, siis siin on selleks võimalus. Või vastupidi, peita ära teatud inimeste eest, siis me peame valima, et tudeng ei tohi olla tamm, et seda ülesannet sooritada saaks. Nii, praegu me siis hetkel neid piiranguid ei pane, neid saab edukalt ka eemaldada. Salvestaja kuva. Nüüd me näeme siis hindamise kokkuvõttes, et meil on praegu esitatud 0 vastuseid sellele ülesandele ja vajab hindamist 0. Kui hakkavad laekuma õppijate vastused, siis need numbrid muutuvad ja te saate selle lingi abil minna neid vastuseid minna hindama, vaatama. Hetkel me seda teha ei saa. Ja siin allpool on mul ka õppija vaade, teil seda ei ole. Selleks peab olema siis oma kursusel ka õppija rollis registreeritud, et 2 rollis. Ja õppija näeb siis niimoodi, et tema saab oma vastust siit kaudu esitada, lisaesitus. Ta näeb, kui palju tal on tähtajani aega ja ta saab lisada ka mõnda kommentaari oma esituse juurde.